näidishoone valmimiseni on tegelikult väga pikk lugu ja ajalugu ulatubki tegelikult 10 aasta taha. Et kui Puitmajaliit tähistab 20. juubelit, siis ekspordi arendustegevusele suunatud Puitmajaklaster, mis on üks meie tütarorganisatsioon, tähistab 10. juubelit. Ja Puitmajaklastri esimesel strateegia koosolekul 10 aastat tagasi käis läbi mõte, et me vajame Eesti riigis sellist näidishoonet, mis aitaks meil rääkida oma lugu nii erakliendile, nii riigile kui ka meie välispartneritele. Tulla nüüd siis selle konkreetse projekti juurde, siis nagu ma ütlesin, et see on kaasaegne elumajade kontseptsioon, mida me tahame siis näidata nii meie väliskülalistele ja eestimaalastele, kuidas on tänapäeval võimalik oma kodu rajada. Kui peamaja osa on puitkarkass tehnoloogias, siis me oleme toonud ka 2 kasvavat ja uut puitehituse tehnoloogiat juurde, mis üks on CLT, ristkihtpuit, mis on kokku liimitud ja teine on MHM, mis on ka ristkihtpuit ja kokku naelutatud. Kui see peamaja pannakse kokku tehases eelnevalt toodetud elementides, seinaelemendid, laeelemendid, katuseelemendid, siis meil on üks projektipartneritest, kes toodab tehases valmis juba betoonvundamendile maja ja tuuakse platsi peale valmis moodulina. Kui inimene mõtleb kui muuseum, siis ta mõtlebki see, et tegemist on arhitektuurimuuseumiga, vanade hoonete muuseumiga, et siin peavadki olema konkreetsed vanad palkmajad, rehemajad, rookatustega kõik, et tänapäeval juba ka teised muuseumid Euroopas on läinud seda teed, et on hakanud kajastama siis kaasaega ka siis nendes muuseumites ja sealt siis ma ise isiklikult arvan, et näiteks 10-15 aasta pärast tulevad siis need kooliõpilased või kes iganes vaatavad seda hoonet, et kas tõesti siis 15 aastat tagasi tehti siukseid võtteid, eks ju, et siis võib-olla on 10-15 aasta pärast on asi jälle 3 korda kiiremini edasi arenenud, et asi areneb kõik nii kiiresti, et sellepärast me fikseerisimegi antud olukorra siia muuseumisse. Ja ka seesama Vabaõhumuuseumisse rajatav sektori showroom on üks killukene meie tegevustest ja seesama ettevõtete ühisprojekt, et ehitada 21. sajandi arhitektuur- ja näidishoone. Et see ongi see siuke Puitmajaliidu ettevõtete hea koostöö näide, aga nüüd on ta realiseerunud. Et see võttis aega 10 aastat, et jõuda sellise koostööni, sellise usalduseni, et ettevõtted on valmis selle ühisprojektina ära teha. No see on tegelikult väga eriline projekt, et Eesti Vabariik 100 juubeliaasta puhul oleme meie teinud kingituse. Meie sektor koos oma heade tarneahela partneritega. Tegelikult me ju kõik tahame, et Eesti elu läheb paremaks, eks ole, et selle nimel me teeme seda. Ma tahaks tänada neid inimesi, kes on kõik oma õla sinna alla pannud, mitte ainult see projekti vedaja, kõik need koostööpartnerid, kõik, kes sinna alates naeltest, liimidest, kes on panustanud sinna, et see asi on nagu teoks saanud ja me loodame, et see koostöö kehtib siis edasi ka. Ma saan kindlasti tunnustada neid majatootjaid, kes on meie liikmed, et nende avatuse eest, nende koostöövalmiduse eest, et see projekt on väga keeruline, kus panna kokku ligi 100 erinevat ettevõtet, kes kõik siis investeerivad oma innovaatilisema tootega. Selles mõttes me oleme õnnestunud oma 20 aastaga, et see on selline ilus kingitus Eesti Vabariigile 100. sünnipäeva puhul ja kindlasti ka liidu 20. sünnipäeva puhul selline hea maamärk, et kus korraks niimoodi hingata välja ja mõelda, et kas me suudame suuri asju koos teha. Jah, suudame. Ma olen hakanud kasutama sellist sõnapaari nagu
puidust ja südamega. See on ju materjal, mis ise ennast valmistab. Kui me võrdleme teda mõne teist tüüpi ehitusmaterjaliga, mis nagu on valdavalt levinud, kas ta on siis teras või metallkonstruktsioonid või kivikonstruktsioonid, betooni tootmine, et need on kõik väga energiamahukad. Kui saastamine oleks maksustatav, ükskõik millisel kujul, siis ehitataks kõik hooned puidust. Ja kui me juba selle saavutame, et meil on puidu osakaal ehituses suurem, läheb ka tegelikult sektorina meil alati paremini, ehk et ettevõtetel on rohkem tööd, meil on rohkem eksporti, meil on rohkem koduturgu. Et hästi lihtne mõte, et suurendame puidu osakaalu ehituses ja maailm on tegelikult kõikide jaoks palju parem.